Mul on tõepoolest hea meel avada tänased ettekanded ja arutelud ülevaatega arengustrateegiast Tallinn 2035. Ma pean küll etteruttavalt ütlema, et tegu ei ole veel lõplikult kinnitatud dokumendiga, aga ma arvan, et me oleme piisavalt finišisirgel, et see, mis ma täna räägin, et ma sellega väga mööda ei pane ja laias laastus see arengustrateegia kõiki neid teemasid umbes niimoodi ka kajastama hakkab. Aga enne kui ma lähen selle arengustrateegia eelnõu sisu juurde, siis ma tahaksin tähelepanu pöörata 3 aspektile, mida me strateegiat koostama hakates võtsime endale eesmärgiks kui selle protsessi kujundamise eesmärk. Ehk siis me jaoks ei olnud oluline ainult see, milline tuleb see sisu, vaid milline on arengustrateegia koostamise protsess. Ja need 3 aspekti, mis me siis endale seadsime, olid järgmised. Ambitsioon, juhtimistööriist ja lugu. Mida need tähendavad? Ambitsioon selles mõttes, et kui me teeme nii pikaajalist strateegiat, kui me teeme seda väga muutuvas maailmas, kui me oleme Euroopa Liidu liikmesriigi pealinn, siis meil peab olema ambitsioon, meil peab olema suur lugu. Ja mis see saaks muu olla, kui olla maailma parim elukoht siinsetele viibijatele? See tähendab seda, et me ei ütle, et ilmtingimata Tallinn on maailma parim linn, sest linnad on väga erinevad ja inimeste ootused linnadel on väga erinevad. Aga Tallinn võiks olla maailma parim koht nendele inimestele, kes siin elavad. Ehk siis suur ambitsioon peaks pikaajalises strateegias olema. Teine aspekt, juhtimistööriist. Mida see tähendab? Kindlasti te olete paljud kuulnud just eriti avaliku sektori strateegiate puhul seda, et strateegia tehakse küll valmis, aga siis edasi juhtuvad asjad nii, nagu nad juhtuvad, sõltumata sellest strateegiadokumendist. Ja meie jaoks oligi hästi oluline see, et paralleelselt strateegia dokumendiga me ehitasime üles ka siis uut strateegilise juhtimise raamistikku ning ka sellega paralleelselt omakorda viidi läbi juhtimisreform või saab uue aasta algusest läbi viidud juhtimisreform. Seda mainitigi siin ka eile ühes paneelis, et 1. jaanuarist see on tulemas ja tõepoolest see strateegia saab toimida ainult juhul, kui meil on olemas süsteem, kus kõik erinevad juhtimistasandid saavad kokku, kus erinevad valdkonnad, arengudokumendid saavad kokku ning seda kõike toetab vastav juhtimisstruktuur. Niisiis, et koos uue strateegia kehtima hakkamisega 1. jaanuarist saab olema ka linnas uus strateegilise juhtimise struktuur. Ja 3. asi, lugu. Me elame narratiivide maailmas. Parimat linna me saame luua ainult koosloomes. Siinsete elanikega, ettevõtetega, vabaühendustega ja nii edasi. Aga inimesed ei taha väga osaleda sellistes bürokraatlikes protsessides. See on üpris igav ja mitte väga atraktiivne. Ja selle tõttu me seadsimegi üheks eesmärk, et see protsess peab olema inimese keskne, see peab rääkima huvitavat lugu, see peab rääkima inspireerivat lugu, mis motiveerib meid ka seda ambitsiooni seadma ja ellu viima. Seda nii sõnas kui pildis. Arengustrateegia esimest korda saab olema põhiväljundina veebipõhine. Ja kui me seda väljundit tutvustasime ka avalikustamise protsessil, siis me juba saime päris head tagasisidet sellele, et see tõepoolest on uudne, on kasutajasõbralik ja võib-olla olemata küll teinud täpset analüüsi, võib-olla on see kõige parema nii-öelda kasutajaliidesega linna arengustrateegia üldse terves maailmas. Vähemalt me loodame seda ja selles suunas tahame liikuda. Aga ka sisuline lugu, kuhu me siis jõudsime? Me jõudsime looni rohelisest maailmalinnast. Ja siin ma saangi tehagi sujuva ülemineku juba arengustrateegia sisu kirjeldamise peale. Ehk siis, mis on roheline maailmalinn? Põhimõtteliselt roheline tuleb 2 aspektist. Üks on see elanike ootus. See tagasiside, mis me saime umbes 2 aasta jooksul, väga selgelt peegeldas elanike ootust rohelisele linnale. Ja see roheline läheb väga hästi kokku ka globaalsete väljakutsetega. Ehk siis roheline kui keskkonnahoiule, jätkusuutlikule suunatud linn. Ja maailmalinn just ambitsiooni aspektist.
et me oleksime nende muutuste eesrinnas, mis toimuvad mitte sabassörkijad. Tulles tagasi selle mõtte juurde ka Euroopa Liidu liikmesriigi pealinna eest kontekstis, ka Eesti pealinna kontekstis, on meil lausa vastutus olla ambitsioonikad. Ja maailmalinn tõepoolest peegeldabki siis seda, et me oleksime esirinnas jätkuvalt digitaliseerimise osas, aga rohepöörde osas, aga hariduse, teaduse, inimkeskuse osas. Ja selle visiooni lahtikirjutamiseks me seadsime 6 strateegilist sihti. Need sihid, ma pean möödma, on tegelikult päris täpselt kooskõlas sellega, millega alustas Douglas Gordon visioonikonverentsi esimesel ettekandel. Ja selleks on ka väga hea põhjus, sellepärast et lõpetamata linn oli üks oluline sisend strateegia koostamisse ja Douglas Gordoni poolt toodud 5 põhilist teemat, mida strateegia võiks kajastada, ongi nendes sihtides kajastatud. Lisaks me oleme küll eraldi välja toonud kodu ehk siis eluruumide kättesaadavuse teema, mis lõpetamata linna projektis oli pigem sotsiaalse sidususe all, aga me leidsime, et järgmise 15-30 aasta kontekstis on just eluruumide ja kodude teema tähtsus niivõrd palju tõusmas, et see väärib eraldi esile toomist. Aga nüüd siis selle visiooni kontekstis ma käiksingi kiiresti läbi need strateegilised sihid. Loomulikult esimene, just selle globaalsete väljakutsete kontekstis, on roheline pööre. Ehk siis loomulikult käsitleb see kliimaneutraalsust. See käsitleb seda, et rohelist pööret ei tee avalik sektor üksinda. See on meie kõigi ühine pingutus, inimeste, ettevõtete, vabaühenduste pingutus. Ehk siis Tallinn peab olema soodne pinnas roheuuendusteks. Nagu ma ütlesin, roheluse soov on ka Tallinna elanike puhul üks peamisi soove. Ehk siis kõik, mis puudutab looduskeskkonda, elurikkust, puhast õhku, vähem müra, on teema, mida roheline pööre katab. Ja kahtlemata sellise uuema märksõnana ringmajandus, mis võtab kokku kõik ressursi säästmisega seotud teemad, mis samuti on kliimaneutraalsuse seisukohast üks võtmeteemasid. Teine peatükk, ehk teine strateegiline siht, loov maailmalinn. Selle visiooni roheline maailmalinn, siis selle loova ja maailmalinna aspekti kirjeldus. Siin me räägime siis ettevõtlusest, konkurentsivõimest, sellest, et meie konkurentsivõime peamine alus on targad inimesed. Meie inimeste tarkuse alus on meie haridussüsteem ja laiemalt kogu õppimise ruum, kogu elukestva õppimise ruum, sest järjest olulisemaks just formaalse hariduse kõrval muutub elukestev õpe, see, et inimesed ei lõpetaks õppimist ei pärast põhihariduse omandamist keskkooli ega isegi mitte ülikooli, vaid neil oleks võimalik õppida terve elu ja just seda see avatud õppimise ruumi aspekt käsitlebki. Loomulikult, kuna me oleme siiski suhteliselt väike linn maailma mastaabis, siis tekibki võib-olla see küsimus, et kuidas nii väike linn saab olla ikkagi maailmalinn. Ja sellel üks vastus on koostöö. Koostöö eelkõige Helsingiga, ehk siis targa majanduse süda, mis on narratiivina kujundatud Harjumaa arengustrateegia koostamise protsessis ja võetud üle ka Tallinna arengustrateegiale, räägib koostööst Helsingiga, räägib kaksiklinna ideest, olgu see siis kas füüsiline või mentaalne, aga igal juhul läbi koostöö me saame olla suuremad. Ja loomulikult meie digitaliseerimise aspekt, see, milline on olnud meie edu just digitaliseerimise valdkonnas, see peab jätkuma läbi uuenduste, innovatsiooni, keskkonna uuteks lahendusteks. Nüüd lisaks sellise tarkuse nutikuse poolele me toome sisse ka narratiivi loovusest. Ehk siis see uus majandus ei ole enam pelgalt lihtsalt tark majandus, see on loov majandus. Ja loovus on meis igas ühes ning linn peaks andma selle võimaluse, selle keskkonna, et igal ühel on võimalik enda loovust avastada. Ja selle tõttu siis ka on selle sihi pealkirjas loovus ja seda loovusaspekti on eraldi lahti kirjeldatud. Järgmine aspekt või järgmine strateegiline siht, sõbralik linnaruum.
Mul on hea meel, et just linnaruumi ja liikuvuse teemadest, kui ka tagasiside osas kõige rohkem tagasisidet saanud teemadest, meil saab täpsemalt rääkida kolleeg Ignar Fjuk järgmises ettekandes. Nii et ma ei peatu sellel väga pikalt, aga rõhutan lihtsalt üle mõned aspektid, et linnaruumi osas kindlasti on oluline vaadata Tallinna linnaregiooni tervikuna, ehk siis üle halduspiiride. Jätkuvalt rõhutada Tallinna südalinna või Tallinna keskuse kandvat rolli, aga selle kõrval ka väiksemate keskuste loomise vajadust. Ehk siis ka üks aspekt, millele lõpetamata linna projekt hästi palju tähelepanu pööras, mitmekeskuseline linn. Loomulikult tänavate roll sõbralikus linnaruumis, kuidas tänav ei ole mitte ainult liikumise ruum, vaid on tõepoolest selline linna elutuba. Rohevõrgustik, mis on äärmiselt oluline just sellise rohelise aspekti kontekstis ja loomulikult jätkuvalt Tallinna kui merelinna identiteet. Terve Tallinn liigub on strateegiline siht, mis põimib ennast nii tervise temaatikat kui liikuvuse temaatikat, sellepärast et me näeme, et just kohaliku omavalitsuse roll tervise käitumise parandamisel väga suuresti on seotud liikumisega. Nii igapäevase liikumisega, ehk siis sellega, kuidas me liigume tööle, koju, muudesse sihtkohtadesse, kui ka lihtsalt vabas õhus ajaveetmisega, sportimisega, liikumisharrastusega, õues mängimisega. Kõiki neid aspekte käsitleb siht Terve Tallinn liigub. Ja eraldi on siin rõhutatud ligipääsetavuse tähtsust, mis on läbiv teema tegelikult nii linnaruumi kui hoonestuse puhul, aga just välja toodud siin eraldi. Heatahtlik kogukond on siht, mis pöörab tähelepanu rohkem siis linna kui sotsiaalsele ökosüsteemile. Ehk siis inimeste vahelised suhted, kogukondlikkus, turvalisus, hakkama saamine, põimitus, ühiskonna lõimumine ja sellised inimeste sidususe vahelised teemad. Ning viimane siht, nagu ma ütlesin, siis võrreldes lõpetamata linna projektiga on see temaatika tõstetud natukene nii-öelda rohkem pjedestaalile, toodud 6. strateegiliseks sihiks. Ehk siis ühest küljest see, kuidas kasvavas linnas, kus järgmise 15 aasta jooksul elanike arv suureneb vähemalt 20 000 inimese võrra. Kuidas sellises linnas on tagatud eluruumide kättesaadavus, kui head need eluruumid on, kui energiasäästlikud nad on, et aidata kaasa kliimaneutraalsuse eesmärkidele, aga selle sihi pealkiri Kodu, mis algab tänavast, viitab ka sellele, et lisaks nii-öelda sellele 4 seinale ja katusele, mis moodustab inimese kodu, võiks linn tervikuna või vähemalt see vahetu oma kodu ümbrus, tänav, õu, hoov, asum olla selline, mille üle inimestel on põhjust rõõmu ja uhkust tunda, mille kohta nad ütlevad samamoodi kodu kui oma eluruumi kohta. Ja see on väga tihedalt seotud loomulikult linnaplaneerimise, sõbraliku linnaruumi aspektiga, väga palju seotud liikuvuse, parkimise teemadega ja väga palju on siin ka seda, mis puudutab hoonete liike ja tüüpe. Et me leiame, et viimasel 30 aastal on jätkuvalt Tallinnas ehitatud suhteliselt palju suuri, kõrgeid hooneid ja järgmisel 15 aastal me võiksime seada rohkem sihi sellele, et tuleks juurde väiksemamahulist ja väiksemat hoonestust. Ehk siis see on ülevaade Tallinna koostamisel ja lõpusirgel olevast arengustrateegiast. Nagu ma ütlesin, inimeste tagasiside eelkõige oli linnaruumi ja liikuvuse teemadele, mis on ka arusaadav, sest need puudutavad meid kõiki igapäevaselt. Ja nende teemade täpsemaks avamiseks, selleks ambitsiooni kirjeldamiseks ongi mul hea meel kanda järgmiseks ettekandeks sõna